No siin eelnev kõneleja muidugi tegi meile show'd, väga tore. Show käib poliitika juurde, nagu me aru saame. Ma ei tea, kas selle show oli talle ette valmistanud tehisintellekt või oli see tema enda vaimusünnitis, aga kohati ajas naerma. Aitäh! Aga tulles nüüd konkreetselt teema juurde. Jaa, EKRE tegi ettepaneku kontrolljoon sulgeda kohe, kui puhkes täiemahuline sõda. Ma ei ütle praegu peast kuupäeva, aga üsna alguses. Ja loomulikult lükati see tagasi. Ja tol korral oli valitsuses ka Isamaa, kes ei toetanud meie ettepanekut. Ja kui ta ütles, et ei olnud kollektiivset otsust, siis ma tuletan meelde, et aga on olemas ka niisugune asi nagu kollektiivne vastutus. Nii et te kollektiivselt vastutate selle eest, et tol hetkel, kui ikkagi kired olid väga üleval ja sõna otseses mõttes avalikkus ootas, et me nüüd astuksime selle drastilise sammu ja paneksime selle kontrolljoone kinni, et sealt poolt ei tuleks diversante, ma ei tea keda kõike, immigrante, desertööre, siis te seda ei toetanud. Ja eks te peate sellega elama. Ja nagu me näeme, elate ka. Aga see, mis te praegu pakute, on samm õiges suunas, aga see on poolik samm. Nii nagu Isamaa puhul ikka. Ega teie olete sellised pooleteramehed. Teie ei taha kunagi lõplikke ja resoluutseid lahendusi. Teie tahate alati, et sussa-vussa kuidagi moodi. Sest tegelikult, täna palun, teen hommikul uudised lahti ERR-i portaalis. Käesoleval aastal on Eestisse saabunud 6500 immigranti, sisuliselt odav tööjõu tegijat. 6500. Lõviosa nendest Ukrainast, Moldovast ja Usbekistanist. Vaadake, sõbrad, mitte ainult idapiir, kasutame kontrolljoone kohta praegu seda sõna, ei tule kinni panna, vaid ka meie lõunapiiril ja meie põhjapiiril on vaja kontroll sisse seada. Mitte kinni panna, aga kontroll sisse seada. Sõbrad, 3,5 aasta jooksul, mis on kestnud Ukraina sõda, on Eesti silmnähtavalt venestunud. Silmnähtavalt venestunud. Vene keel on igapäevane keel Tallinna tänavatel. Ja kui te arvate, reformierakondlased eelkõige muidugi arvavad seda, et me toome siia tööjõudu ja ilma selleta Eesti ei saa hakkama, siis eksite, sõbrad. Murdepunkt saabub ühel hetkel, kui orjad hakkavad mässama. Te käsitlete neid ju orjadena. Võtame näiteks selle, mis toimus Ameerika Ühendriikides 19. sajandil. Missuguse tohutu sisepoliitilise kriisini ja lõpuks kodusõjani viis see, et jonnakalt toodi Aafrikast orje. Jonnakalt toodi Aafrikast orje ja see oli põhiline põhjus, miks puhkes Ameerika Ühendriikide kodusõda, mis oli Ameerika ajaloo, muide, Esimese ja teise maailmasõjaga võrreldes tunduvalt verisem sõjaline konflikt kui ükskõik missugune hilisem sõda, kus Ameerika Ühendriigid on osalenud. Nii et orjad hakkavad varem või hiljem mässama ja orjade kontsentratsiooni tekitamine, venekeelse elanikkonna suurendamine, see on absoluutselt vastuvõetamatu ja vastutustundetu. Ja seetõttu me loomulikult toetame Isamaad. Ega mis meil siin üle jääb? Parem varblane peos kui tuvi katusel või parem tainas peas kui pirukas, eks ole. Seda võib ka öelda. Isamaa puhul kehtib see, ma arvan, kõige paremini. Et vaadates, kui osavalt nad ajavad oma asju nii Tallinnas kui Tartus kui mõnes teises kohas, ikka tainas on peas päris kerkimas. Aga me ikkagi toetame seda. Me ikkagi toetame seda. Ja toetame selle mõttega, et paneme praegu kinni selle kõige keerulisema rindelõigu ehk siis idapoolse kontrolljoone. Ja varem või hiljem ma usun, et me jõuame selleni, et me taastame piirikontrolli ka lõunapiiril ja põhjapiiril, sest et hetkel on Eesti julgeolekuoht kõige akuutsem, mitte kontrolljoone ulatuses. Me võime rääkida küll igasugustest õhupallidest ja droonidest ja muust jurast, aga tegelikult saabub meile 5. kolonn. Tegelikult saabuvad meile GRU diversandid läbi lõunapiiri ja läbi põhjapiiri.
Ja ma võin teile öelda, mida nad kavandavad. Nad kavandavad Eesti ülevõtmist mitte 3 päevaga, nagu meil siin räägitakse. Ei, no 3 päevaga ei tule kõne allagi. Ei, nad võtavad 3 tunniga, selle sama 5. kolonni ja diversantide abiga. 3 tunniga võtavad ära. Soovite lisaaega? Ja ma soovin lisaaega. 3 minutit lisaks. Siin saalis viibiv inimene on ükskord öelnud, et linnahalli juurest üles Stenbocki majja jookseb, ma ei mäleta, 10 või 12 minutiga või 9 minutiga. Ta võib ise täpsustada, kui ta soovib. Ja see ongi see. Nii et vaadake, sõbrad, me siin taome vastu rinda muudkui julgeolek ja ise tegelikult õõnestame oma julgeolekulist positsiooni sellega, et suurendame 10 000 kaupa siin olevaid võõrinimesi, venekeelseid inimesi, kelle tausta me ei tea. Ja kui siin jällegi räägitakse, et meie usaldame, ja meil hirmsasti armastatakse kõike usaldada. Küll me usaldame arste ja küll me usaldame, ma ei tea, teadlasi ja küll me usaldame oma eriteenistusi. Aga mina ei usalda. Sellepärast, et minu arvates teevad nad halba tööd. Nad ei pane kanda maha ja ei ütle, et lõpetame selle slaavlaste impordi Eestisse. Meil on probleem Nõukogude ajast alates. Me ei ole suutnud integreerida neid inimesi. Käivad ringi küll Georgi lintidega, küll ma ei tea, mis muude sümbolitega. Probleem on meil akuutne 30 aasta jooksul juba, 33 aasta jooksul. Me teeme selle probleemi veel suuremaks ja räägime ilusat lolli juttu selle juurde. Nii et, lugupeetud isamaalased, te saate meie toetuse, aga te ei pälvi meie usaldust, sest te olete pooletera mehed, kelledel on alati ainult poolikud lahendused. Ja me neid poolikuid lahendusi ei aktsepteeri ja ma olen veendunud, et nende poolikute lahenduste hind pikemas perspektiivis ka julgeolekuliselt saab olema raske. Aitäh!